Hei, hei, tere hommikust, tere päevast, tere õhtust, kust maailma otsast ja mis kellaajal sa seda videot täna vaatad. Suur aitäh, et oled tulnud jälle Nauding Energiast kanalile. Mina olen Maris. Ja see video on lisaboonus eilsele oraklikaardi lugemisele. Et kuna mul on natuke pikad juhtmed ja vahepeal võtavad ühenduste loomine ja selline sügavam taipamine võtab aega, siis mul tekkis üks väga oluline lisamärkus sellele oraklikaardi lugemisele. Kui sa veel pole näinud, siis eile panin üles uue kuu, noore kuu loomise oraklikaardi sõnumi, mis siis räägib sellest, kuidas energia paiskab sind sinu hingemissiooni ellu viima sinu põhjasõlme suunas. Põhjasõlm on siis astroloogias selline punkt, mis räägib sellest, kuidas tuleb välja tulla oma mugavustsoonist, et sa saaksid areneda ja kasvada selles suunas, kuhu sinu hing on tulnud siia ellu õppima ja arenema. Mida ma siis tahtsin lisada sellele eilsele lugemisele? Seal lugemises oli malahiidi kaart meil ja täna võtsin ma välja ka täitsa selle malahiidi kivi. See on selline ilus roheline kristall ja seal videos ma mainisin siis, et see on viljakuse ja külluse kivi. Kuna mul esimese asjana tuli meelde, et seda malahiiti kutsutakse ka ämmaemanda kiviks ja seda kasutatakse siis näiteks menstruaaltsüklite korrastamiseks, emaka valude leevendamiseks, siis sünnitusel ilmselt ka sünnitusprotsessile kaasa aitamiseks. Et kõik, mis on seotud selline naiste tervise ja viljakusega. Ja siis samuti me tõlgendasime seda kaarti, et siin see elevant on selline hästi jõuline ja läheb läbi takistustest ja oma eesmärkide suunas. Nagu see kaartki ütleb, et vii ellu, realiseeri, tähista ja kaitse oma suuri eesmärke. Nii, see oli see, mis ma eile ütlesin. Ja siis hiljem, kui ma veel hakkasin selle kristalli kohta natukene rohkem meelde tuletama, et ma ei ole kristallispetsialist, aga ma integreerin neid oma eraelus. Ma kasutan kristalle vastavalt siis sellele, mis ma ise tajun, mis mind hetkes nagu toetaks või mis kõnetab, kutsub. Et kõik see on energia ja me ise tunneme ju ära, mida meil hetkel vaja on. Aga siis lisaks viljakusele on nagu see elevantki siin kaardi peal sümboliseerib. Malahiit on tegutsemise kivi. Ta annab tõuke just siis nimelt oma ideid ellu viia päriselt ja innustab võimaluste püüdmist, mitte lihtsalt ootama jäämist. Ja malahiit on otsusekindluse, juhtimisvõime kivi. Et see siis selgelt viitab sellele, et sealt mugavustsoonist tuleb lihtsalt ise välja tulla. Kui sa tahad oma hingemissiooni ja siis kui see sõna sind ei kõneta, võib-olla see on nagu liiga spirituaalne, siis ütleme lihtsalt sinu sügavama kutse suunas liikuda. Et sa tunneksid, et elu päriselt midagi pakub sulle tähenduslikku. Ja selle siis eesmärkide elluviimine ja selline nagu ise käima lükkamine, sellega seoses tekkis mul, tahtsin teile rääkida ühest minu enda Akasha rekordite, vabandust, ma ütlen uuesti, mitte Akasha rekordid, see on inglise keeles, aga eesti keeles öeldakse Akashi kroonikad siis. Et kuna see teema nii ilusasti seostub ühe minu hiljutise enda Akasha kroonikate konsultatsiooniga, siis
kes ei tea, mis on Akashi kroonikad, siis see on selline energeetiline ruum, kuhu on talletatud kõik maailma teadmised, kogu universumi emotsioonid, kogemused ja tulevikupotentsiaal. Ja siis seda on võimalik, sinna on võimalik ligi saada, kui sa oled vastavas seisundis või läbi meditatsiooni või palve. Ja mina käin aeg-ajalt siis enda kohta küsimas selle Akasha kroonikates ja just hiljuti tuli üks selline mälupilt mulle sealt Akasha kroonikatest, kus üks laps seisis palliga. Et see on nüüd selline lugu, et see laps seisab seal palliga. Et kui ma käin seal Akashas, siis mul ei tule nagu mingit nagu sõnadega mingit lugu või teksti. Et pigem ma siis ise pean tõlgendama ja tajuma, et mis see pilt siis mulle öelda tahab ja juhatust andma. Et see laps palliga seisab ja ta on nagu selline, et tal ei ole nagu mängutuju ja ta nagu võib-olla isegi natuke kahtleb, et ta on ju harjunud nagu tõsiseid asju tegema ja samas ta on üksi. Keegi teda mängima ei kutsu ja mängu ei võta. Kurb. Aga mis on selle pildi õpetus? Vaata, selle lapsel endal on pall käes. Ta ei näe, et ta enda käes on võti olemas. Kas sa pead ootama, et keegi sind kutsuks mängu? Sul on endal pall olemas ja sul on endal võimalik sellega lõbutseda, mänguline olla ja rõõmu ellu tuua. Hakka ise pihta. Sa ei pea ootama, et keegi sind mängu kutsuks. See on see sõnum. Ja me saame ise luua seda elu, mida me tahame kogeda. Et kui sa oled generaator, siis hakka ise palli kõksima ja sa näed, kuidas tuju läheb paremaks ja sinu nakkav, magneetiline, ligitõmbav aura tõmbab ligi teisi inimesi ja kes tahavad ka osa saada sellest lustist, mängulustist. Et sellest eilsest oraakli sõnumist, kui me räägime sellest hinge teekonnast ja mingist sügavamast kutsest, et me oleme nii mõjutatud mõtlema tööst kui mingist konkreetsest elukutsest või mingist konkreetsest ametist. Et tegelikult see on palju selline voolavam ja laiem mõiste, mida võib-olla see inimene ise ei tajugi, millist mõju ta võib avaldada teistele inimestele, keskkonnale ja suuremale kogukonnale. Et generaatorina, see on piltlikult, eks sa siis ise tõlgenda, mis see täpsemalt sinu elus on, aga kui sa hakkad ise mängima, sa tood ise oma ellu rohkem spontaansust, lapsemeelsust, mängulisust, rõõmu tegemisest, lihtsalt tegemise rõõm, töörõõm. Et see kutsub inimesi ligi ja siis sa ei ole seal üksi pall käes, vaid sa ise otsustasid hakata mängima ja inimesed tulid sinu juurde ja sel moel sa saad seda oma kõrgemat eesmärki täita. Samuti, kui sa oled projektor, nüüd ma räägin siin human design'i toon sisse, kui sa oled projektor, sa võid olla maailma targeim füüsikaprofessor. Projektoritel on ju omane see, et nad on väga head spetsialistid oma erialal. Neil on mingid väga spetsiifilised teadmised. Nad näevad lahendusi, mida teised ei näe. Aga kui sa istud üksi seal nurgas, kapi taga, keegi ei tea, et sa tead. Et projektoritele on oluline olla nähtav, et teised inimesed, kellel on vaja neid teadmisi ja vastuseid, saaksid sind tunnustada
ja kutsuda. Et pane välja, saada maailmale välja kõik oma teadmised, näita, et sa oled olemas. Ja siis tulevad inimesed sinu juurde. Et sinu see palli kõksimise viis on siis jagada seda, et sa oled olemas ja näidata, et sa tead ja oled spetsialist. Et inimesed saaksid sind tunnustada ja kutsuda korrektselt. Ja kui manifestori energiatüübiga inimene, kui sa oled manifestor ja tunned, et sa oled seal üksi palliga, pole mängutuju, keegi sind mängima ei kutsu, siis võta vastu oma suurus. Manifestor on võimas algataja ja oma spontaansete loomingusööstudega asjade käima lükkaja. Kui sa teed seda, mis sa tahad, manifestor, siis need õiged inimesed tulevad sinu juurde ressurssidena. Nad tahavad kaasa lüüa ja sind aidata. Ja siit saab mäng alguse. Et selline paralleel. Et ilmselt siis see uus kuu kutsubki sind konkreetselt oma ideid ellu viima, usaldama, et sinu nägemus ja sinu ideed on juba kooskõlas mingi kõrgema hüvanguga. Et see, mida sina teed, ongi õige ja ei pea lihtsalt ootama jääma võimalusi. Selline väike innustus siis lisaks siia täna. Kui sa tunned, et sa siiski ei tea, mis sind tagasi hoiab. Et mina võin ju siin öelda, et hakka pihta ja mis sa ootad. Aga see on loomulik, et meil kõigil on oma hirmud ja ei tunne võib-olla ennast nii kindlalt, et minna siis edasi nende oma soovide või plaanide elluviimisega. Siis ootan sind Human Designi raamatuklubisse. Et ma olen juba öelnud, juulikuus saab kokku väike lugemisgrupp, kus loeme Human Designi eneseavastussüsteemi raamatut. Elu muutev süsteem, mis näitab sulle, kelleks sa siia maailma tulid. Ja siin on iga energiatüübi kohta, kõik sinu anded, sinu roll siin elus, kuidas aru saada, et sa oled endaga kooskõlas, kuidas aru saada, et sa tegutsed oma kõrgemale hüvangule vastu, millised emotsioonid tulevad mängu. Siin on kõik väga palju lugemist. Ühest küljest kõike terve raamatut läbi ei pea lugema, et võid lugeda ainult seda, mis käib sinu kohta. Selle raamatu konsulteerimiseks siis oleks vaja koostada Human Designi kehakaart. Seda saab täiesti tasuta internetis kalkuleerida oma sünniandmete alusel. Kui sa paned Google'i otsingusse näiteks koosta oma Human Designi kehakaart või Get Your Chart, siis sa näed sealt tuleb üks selline mehikese kuju, kus on energiakeskused ja numbrikesed. Iga numbrikene siis iseloomustab sinu tugevusi, sinu spetsiaalseid kaasasündinud andeid. Et kuidas ära tunda seda, milline on sinu ehe olemus ja mis selle eheda olemuse õide puhkemist siis võiks veel takistada täna. Ootan sind raamatuklubisse www.marispahn.ee/raamatuklubi. Sealt saad lugeda lisainfot, osalustasu 44 eurot ja see sisaldab siis 2 grupikõnet, grupichati, minu tuge terve juulikuu vältel. Vastan küsimustele, selgitan, et ei jää üksi selle infoga, mis siin raamatus on. Iseenesest see on väga lugeja sõbralikult kirjutatud, isegi kui sa ei ole varem Human Designiga üldse kokku puutunud, väga hea koht, kust alustada.
üheskoos mõnusas seltskonnas ja suviselt vabas õhkkonnas. Veel boonusena, kui sa juhtud olema kas Lõuna-Eestis või kuskil sealkandis, ma ei ole seda konkreetselt välja hõiganud, aga on võimalus, et me võime ka päris nagu näost näkku kokku saada, et kui need 2 kohtumist, siis avakõne ja lõpukõne on ette nähtud online'is, et kogu see raamatuklubi siis ongi nagu internetis virtuaalselt online kohtumistega ja grupi chatis, siis ma olen ise Eestis juulikuus ja oleks ju suurepärane võimalus ka päriselt kohtuda. Aga jätan siis sind mõtisklema malahiidi teemadel, mis on need unistused ja kutse, sinu sügavam hingekutse, mida sa tunned, kuhu sa peaksid liikuma, kuhu sa tahad liikuda, kuhu sinu süda tahab liikuda, aga miski hoiab sind ikka veel mugavustsoonis kinni. On aeg teha samme. Tšau, järgmise korrani!